Täna teeme juttu mitmekülgselt andeka naisega, ta on taimetoidukokk, kunstnik ja modell. Tema nimi on Simona. Hei! Hei! Simona, ma vaatan, meil on sarnased särgid isegi. Läks hästi? Et see on, ma saan aru, siis ühe kohviku särk, eks ju? San Francisco, gracias madre. Taimetoidukohvik? Jaa. Kas taimetoit on sinu elus olulisel kohal? On. Miks? Põhiline, nii ta käib minu elus. Sa jäid mulle kunagi aastaid tagasi silma sellise ettevõtmisega nagu kõrge vibraköök. Tore, et see silma jäi, sest see kestis hästi lühikest aega. Mul oli suur entusiasm siis mõned aastad tagasi, kui Eestis ei olnud toortoitu üldse veel nii. Sellest me üldse ei vali rääkinud, aga võib-olla siis lihtsalt vegantoidust. Ma olin ise väga huvitatud ja oli suur huvi seda populariseerida. Ja siis ma sattusin kokkama mingitele üritustele nagu toitlustajaks, kus oli eelistus taimetoidu järgi. Ja mõtlesime siis sellise nime ka meie duole välja, kõrge vibraköök, mis tähendab luues seda, mida ma loon seal köögis, me loome ka kõrget vibratsiooni. Sa oled oma valikutes ka hästi vaimne, see on väga kihvt. Et kas sa tunned, kas taimne toit on mõjutanud sinu sugust enesetunnetust? Kas sa tunned ennast kuidagi teistmoodi või kergemini, kui sa seda sööd või kust see valik sul tuli? See tuli väga ammu, nüüdseks juba üle 10 aasta tagasi teismelisena koolis ja kodus, kus põhiline söömine käis, ma hakkasin märkama, et mul ei maitse ega lähe enam lihatoidud hästi alla ja hakkasin neid kõrvale jätma. Juba olin ka kuskilt kuulnud sellisest arusaamast nagu taimetoitlus, see kõlas nii imelikult. Mis mõttes? Miks üldsegi midagi peab eraldama, et siis tollal oli kõik üks. Söök on söök, aga siis hakkas tasapisi kuidagi jagunema sellisteks teemadeks ja lahtriteks toitumine tasapisi. Et hakkasin liha välja jätma, siis kuulsin, et ilma piimata saab veel huvitavamaid tulemusi. Ma arvasin, et kõrgem vibratsioon tuleneb puhtast toorainest ja puhas tähendab minu jaoks eelkõige siis puhas päritolu, näiteks, et ta on võimalikult puhtalt kasvatatud, siis et seal on vähem töötlust olnud juures, ehk siis ma üsna varakult tulin selle peale, et tuleks kõrvale jätta kõrgelt rafineeritud toiduained võimalusel, vähemalt hea valik. Põhitoidu tegemiste juures. Aeg-ajalt tuleb ikka ette, on ju, mingisugust valget, väga peent kraami, aga pole hullu. No ikka juhtub ja tegelikult... Me tuleme toime sellega, ma arvan. Ma arvan, et see, mida sa valdavalt teed või enamuses, on see, mis määrab palju rohkem. Nii et kui vahepeal sööd valget suhkrut või valget saia, siis ega sa ei tapa. Jah, tasakaalust tuleb hoida kõike, seda mulle meeldib meeles pidada ja eks enesetunde järgi ka valib seda, et kui üks päev sai nüüd seda rafineeritud asja söödud, siis teine päev tahaks kohe kiudaine-rikast rohelist värsket peale süüa. See tunne tuleb seest, et mul pole isu jälle teist korda süüa sellist suhkrusaia. No sa tundud hästi teadlik oma valikutes. Kas loomasõbralik tarbimine või loomasõbralikud valikud on kuidagi sulle olulised? Jaa, nad on olulisel kohal, et mul tegelikult on väga palju kaastunnet loomade suhtes, kuigi mul tuleb veel ette sellist piimatoodete tarbimist, siis aeg-ajalt ma mõtlen sügavamalt järele, kui mul meenub, mida see tähendab, mis selle hind on, kui see ei ole selline eetiliselt saadud kraam. Ma ei poolda tapmist, sellist otstarbetut tapmist, eks ju. Et ma arvan, et kui sul on vaja, siis loodusseadus on selline, et ühed söövad teisi, kui sul on vaja. Aga meie tegeleme hästi palju liigtarbimisega. Ja meil inimestel on õnneks ka valikuvabadus ja nii palju teisi valikuid. Kui on. No enamuses meil on. Kui mina sain oma esimese lapse, siis mul tekkis seos, võib-olla hakka naerma, aga mul tekkis seos lehmaga. Sest ma mõtlesin, et nüüd olen mina ka ema ja mina imetan oma beebit ja kui keegi tuleb, võtab minult beebi ära, siis ma nii muretseks ta pärast ja annaks mulle siis hormoone ja lüpsaks mind päevad otsa lihtsalt selleks, et piima saada. Siis minu jaoks oli nagu see hästi tugev argument, et mul tekkis nii tugev empaatia lihtsalt.
et kas sa oled ka selliste asjade peale mõelnud? mõned inimesed lihtsalt, kes on sellel tähelepanu pööranud, on püüdnud ka minu tähelepanu, et mõelda piima andvate loomade peale kui emade peale, et vaadata seda asja selle nurga alt. Ja kui ma mõtlen, mis ma öelda tahan, siis mu point on, et kõigest tuleb leida endas, enda eluviisis, olgu siis tasakaal, mõistlikkus ja kaastunne. Milliseid väärtusi sa tahaksid anda oma elust edasi oma lastele? Eks nad ise põhiliselt võiksid avastada kogu oma toitumise maailma, et mina näitan arvatavasti lihtsalt oma poolt avastatud võimalused ette. Kas see loomasõbralikkus ja keskkonnateadlikkus on ka midagi, mida sa tahaksid neile tutvustada? Jaa, ma kindlasti kasvatan neid niimoodi, et nad on teadlikud sellest, mis see tähendab, kust see tuleb ja et siis nad võiksid oma tunde järgi mingid järeldused teha. Sinuga me kohtusime tänu sellele, et sa valmistasid ühe väga ilusa vikerkaarelise pulmatordi mulle. See on tänu sinule tõesti. Mis sul endal lemmiktoit üldse on? Ühtset vastust küll mu käest praegu ei saa. Aga mulle väga meeldivad pähklitest tehtud asjad, nii soolased kui magusad asjad, et pesto on hea sellepärast, et seal on pähklid, mandli magustoidud või kui me teeme mingisuguseid toormagustoite või ka soolaseid, siis seal on India pähklid tihtipeale, eks ju. Et mul on hammast pähklite peale. Kui sa tahad kuulda, siis hästi lihtsad asjad on tatar, brokoli, baklažan, tomat, avokaado ja puuviljad ja marjad. Marjadeta ei kujuta elu ette. Toortoidust nii palju, kui me oleme koos söönud, sul tuleb väga põnevaid kooslusi. Ja üks kooslus, millest me rääkisime, on ka see, mida ma tahaksin väga proovida sinuga teha täna. Kas lähme teeme selle toidu äkki ära? Jaa, seda lilla värvilist asja. Lähme proovime, ma tahan juba väga seda proovida.